no ma arvan, et see on kõigepealt ikkagi kohalik omapära ja suhtumine loodusesse. Et mina olen aru saanud näiteks Konrad Mäe näituste puhul võõrsil just neid kahte nii-öelda tähelepanekut, neid hinnatakse. Just sellist põhjamaist kujutlust loodusest ja kohalikku omapära. Tegelikult hetkeseisuga mina saan aru nii, et ütleme seda Eesti kunsti, üldse põhjamaist kunsti rohkem oodatakse ka Lääne-Euroopas. Et tegelikult on ajalugu ju läinud nii, et seda kunsti, meie kunsti on Euroopas ju vähe nähtud. 50 aastat ei saanud teda üldse näidata ja eks see ole ka häda, miks teda ei tunta. Aga praegult on need võimalused olemas ja praegult tuleb sellega usinasti tegelda ja ma arvan, et seda tuntust on võimalik veel väga olulisel määral tõsta, sest Konrad Mägi ka toimunud näitused seda ainult kinnitavad ja praegult on juba tunda ka sellist nähtust, et enam ei pea sa ise olema see ustele koputaja, vaid tullakse juba ka küsima, mis on suurepärane näitaja ja tegelikult on see ka kõik ju seotud Pallasega. Kahtlemata Viiralt on alahinnatud. Ta lõpetas esimeses lennus ja ta elas Prantsusmaal, aga mingil põhjusel nagu minu arvates Viiralt ei ole piisavalt hästi tuntud maailmas. Ma ei tea, miks. Meil Eestis ta on hästi tuntud, temast on palju kirjutatud, aga võiks olla laiemalt, seda tööd peaks veel tegema. Võiks laiemalt olla tuntud. See on nüüd huvitav küsimus. Ja siin on head vastused hetkel kohe siis, kui me läheme aega, kus Pallas ise nägi end globaliseeruva kunstimaailma osana, tollastes mõistetes, eks ole. Ja ma ütlen jälle 20. Pallas ja kõige oma Viiralt esile kerkimistega ja on kahtlemata, seal leiab materjali, mis haakub väga paljude Ida-Euroopa, isegi Lääne-Euroopa sama perioodi teemade, tema käsitlustega, vormiprobleemidega ja selle tõttu võib ka siis 20. Pallase kunstnike mingites teiste Euroopa riikide näituse kontekstides nagu esitada. Võib-olla kui mõelda nagu läbi selle, et niinimetatud globaalne kunstiajalugu või mida siis Ida-Euroopa kontekstis tuntakse kui horisontaalse kunstiajaloona, on juba ammu kummutanud väite või arusaama, nagu oleks 20. sajandi alguse kõige huvitavam kunst toimunud Pariisis. Et pigem jah, Pariis ja see tsenter lummutas enda atmosfääriga, aga need, kes sinna jõudsid, nägid üsna pea või tundsid, et see on ainult see lummutis, aga kõige ägedam, kõige uuenduslikum kunst sajandi alguses toimus mujal kui Pariisis, Venemaal, Ida-Euroopas, igal pool mujal. Ja sellest vaatepunktist ei asetu Tartu ja Pallas mitte trajektoorile, mida võiks pakkuda Pallas lääne kunstiajaloole, vaid see on, ütleme, see stardipunkt või kus me oleme, on see, et on vaja palju rohkem teha võrdlevat analüüsi Ida-Euroopa suunal, Põhja-Euroopa suunal, aga ka kuni Uus-Meremaani välja, millised olid sealsete kunstnike liikumised epitsentrisse ja tagasi. Ja just selline horisontaalsuse aspekt, ma arvan, et see on midagi, mida meie kunstiteadlased võiksid sellega tuleks tegeleda.
meil on see kohe ilusasti võtta. See on Endel Kõks, kes läks alguses Rootsi ja juba seal lõi esimesed abstraktsioonid ja siis edasi viis tee teda juba New Yorki. Aga see on hiiglapõnev, kui nüüd, kui me oleme vabas maailmas jälle, et kõrvutada neid asju. Muidugi rahaliselt, geograafiliselt on takistused, aga nüüd on ka neid näitusi tekkinud, kus on kõrvu pallaslaste kunst olnud lääne kunstiga. Ja siis on näha, et ei ole oluliselt, et see ei ole kehvem variant, vaid mõne koha pealt isegi põnev. Ja nii sügavamas mõttes põnev, kes on Sirje Helme ja Tiina Aabel näiteks on seda asja niiviisi puudutanud lähemalt, et kuidas sellest nii-öelda provintslikkusest saab omaette väärtus. Et see nägu, mis avaneb, on küll ülemaailmne kunstinägu, mingisugune ebamäärane, aga siis, kuidas ta avaneb just siin näiteks, Tartus, Lõuna-Eestis, kusagil, mõne järve ääres või mõnele inimesele otsa vaadates. Nii et tekivad need kõrvutuse momendid ja maailm ongi selle võrra rikkam ju. Et ei ole ainult üks Pariis või üks New York, mille ümber kogu kunst ja kunstielu koondub. Aga seda peab iseendale ja teistele alati meelde tuletama, et vaadake iseennast ka, ärge unustage ära. Muidu on nii, et ajate iseennast taga mööda maailma. Ei saa võib-olla kunagi kätte. Punkt 1. Kogu Eesti kunsti ajaloo väljapakkumisel muule maailmale ripub ära küsimus rahast. Nagu teame, maailmas kõik need, niisugused, ütleme, promotsioonid või etteasted, et oma rahvuskultuuri tunnistada, on väga kallid ettevõtmised. Me nägime, mis siin Konrad Mägiga sündis, nii edasi, et kui Pallast tervikuna tutvustada, siis mina kogu aeg toonitan seda, et mõelge noorele rahvuskultuurile, kes sisuliselt 20 aastaga peab ehitama endale üles Euroopa nõuetele vastava kunstihariduse ja kunsti, et mõelge selle kiiruse peale. Et lätlastel oli ja oma Riia kunstikoolid ja Peterburis olid, meil polnud mitte midagi. Meil olid umbes niisugused, ma ei taha juba korrata, sama Konrad Mägi ja Ants Laikmaad, pisikese kunstikoolikesi või ülikooli joonistuskool, mis ammu oli lõpetanud ja nii edasi ja paar Valtlase, niisugust joonistuskooli. Äkki hakkame pihta nullist võimsalt ja lõpetame 40 nii võimsalt, et me oleme Euroopa mõõtkavas arvestatavad tegijad. Et see on see, et kuidas 20 aastaga suudetakse ehitada üles kultuur, mida enne ei olnud. Mul on tunne, et üha enam vaadatakse kunstilugu maailmas väljaspool seda, mis on nagu see põhiliin, peajoon. See on lihtsalt, ma arvan, et väga lihtne põhjus sellele on see, et sellest peajoonest on juba nii palju räägitud aastate jooksul, et nüüd tulekski, ja kuna on kogu aeg vaja, tänapäeva kultuur nõuab seda, et kogu aeg oleks midagi uut, kogu aeg oleks midagi huvitavat, siis ongi hakatud järjest rohkem vaatama niisugustele kõrvaljoontele ja perifeeriatele ja niisugustele, ütleme, marginaalsematele mingisugustele liikumistele ja nii edasi. Aga ma arvan, et see mõju, ütleme, peajoonele, et tema mõju tegelikult on suhteliselt marginaalne, sellepärast, et meil lihtsalt paratamatult ei ole selliseid nimesid, kes jookseksid läbi kunstiajalust. Meil ei ole isegi selliseid nimesid, kes oleksid mingisugused meisterlikud teoreetikud, kes võiksid seeläbi, isegi kui keegi nendest kuulnud ei ole, et nad võiksid mõjutada. Aga ma arvan, et seeläbi nagu see mõju on väike, aga samas teistpidi ma arvan, et üha enam võib lääne kunstilugu hakata perifeeriatest huvitama. Esiteks kindlasti ei tasuks ennast võrrelda Lääne-Euroopa riikidega, kus on väga-väga kaugele ulatuvad kunstitraditsioonid
et ei ole mõtet ennast paigutada Itaalia, Prantsusmaa, Hollandi kõrvale ja otsida Eestist midagi sarnast. Et pigem on hästi huvitav just vaadata, kuidas pärast esimest maailmasõda aastal 1919 täiesti out of nowhere tekkis väga innukate ja entusiastlike meeste, paraku võib-olla ka mõne naise kunstiühingust eestvedamisel kunstikool, mis niivõrd kiiresti sai niivõrd kvaliteetseks, sai jalad alla, hoolimata isegi sellest, et isegi Eesti kontekstis neil oli vaja ennast pidevalt tõestada, veenda võib-olla ka Tallinnas asuvat haridusministeeriumit oma vajaduses, oma eksistentsis, aga et see tase, kvaliteet, võib-olla ka see suurus, võimalused, mis suudeti nii lühikese aja jooksul 2 maailmasõja vahel luua, on selline hästi põnev lugu, mida võiks ülejäänud maailma kunsti ajaloole pakkuda ja jutustada. Pallas arenes ju tegelikult väga tihedas seoses Lääne-Euroopa kunstiga 20. aastatel siis enam orienteerituna saksa kunstile ja 30. prantsuse kunstile. Ja no muidugi on räägitud sellest, et Eesti kunstnikud noppisid sealt üles ikkagi mitte neid kõige moodsamaid kunstivoole, vaid käisid natuke nagu justkui sammukese taga. Aga kõik, mis nad tegid, sellele nad lisasid siis oma isikupärase värvingu ja rahvusliku värvingu ja kindlasti see on see, mis peaks siis nagu seda publikut väljastpoolt köitma. Ma arvan, et me oleme väga tihedas konkurentsis Baltimaade kunstiga, lätlaste ja leedulastega ja Euroopa kunsti puhul ma usun, et nad on ka huvitatud sellest. Ja mul on olnud võimalus korraldada Tšehhis, Česki Krumlovis siis Eesti ekspressionistide näitust ja siis nende kuraatoritega kokku puutudes jälgida siis, kuidas nad Eesti kunstis nagu töid valisid. Ja et mis neid nagu köitis ja mis mitte, see ongi huvitav, et tihtipeale meil on mingi asi selline väga armas ja me peame seda väga tähtsaks, aga kõrvaltvaatajale, eriti veel, kui on tõesti kuraator, kes on kursis kogu Euroopa kunstiga ja oskab teha väga niisuguseid häid valikuid, et siis tema nagu läheb sellest mööda ja ei haaku sellega nii hästi. Aga mis kindlasti oli selline, mis neid kohe esmapilgul köitis, see oli Mäemaali looming, Nikolai Triigi need ekspressiivsed joonistused ja Eduard Wiiralti looming oma nende lennukate teemade ja muidugi ka selle hästi professionaalsete tehniliste oskuste poolest.